Tere tulemast siia Škoda esindusse. Nii, ma olen näitan teile väga head asja. Üks uus funktsioon autol. Lisaks sellele, et see auto on hea, mahukas, ta on ökonoomne. See auto on ka tark. Siin on olemas selline asi nagu voice control. Hello, what's the meaning of life? Nii, nüüd ta mõtleb. Speak more quietly. Speak quietly. Räägi vaiksemalt, eks ole. Okay, I speak quietly. Nii. Couldn't contact. The telephone menu is currently unavailable. Tead, tegelikult eks see on programmeeritud siia autosse, et programm, mis sinuga räägib, eks ole, teinekord tahaks, et tegelikult räägiks sinuga nagu päris inimene, nagu Kitiga sai rääkida, eks ole. Hallo, Kit, kus sa oled? Hallo siin. Kit, ma vajan su abi. Kit, tule appi mulle, tule appi mulle. Kuidas ma saan sind aidata? Sina küsisid praegu ka. Ei, hallo, see olen mina. Kuidas ma saan sind aidata? Mul ei ole tegelikult mingit küsimusi ega muresid. Sina päriselt praegu auto räägib minuga või? Jah, päriselt. Auto räägib. Mul on mure. Kas sa saad mind aidata? Ikka saan aidata, mis mureks on? Eile üks naine vaatas mind. Ma tahan tema autoks saada. Kuidas ta mu kätte saab? Kas talle liisingut antakse? Liising? See ei ole mingi mure. Muidugi liisingut annab, muidugi isegi käendusabil anname liisingut ja me ajame kõik liisingufirmadega ise joondu. See lihtsalt tuleb tulla esindusse ja saabki kõik paberimajandus on meie poolt kordatud. Meil on liisinguga väga head suhted. Mis siin veel vaevab? Kohe küsi. Kui suur on liisingu sissemakse? Sissemakse on 0% võib olla vabalt sissemakse. See midagi peab maksma põhjas. Mis tema vanast autost saab? Vana auto ostab iga Škoda esindus julgelt tagasi ja läheb uue auto sissemakseks. Miks inimene peaks ostma uue auto, kui sõitnud autod on ju odavamad? Liisingu juures on oluline faktor see, et autot ostes saab klient soodsama intressi pikema perioodi peale, tekib kõrgem jääkväärtus autol ja madalam kuumakse, nii et selgelt puhas vinn. Aitäh, hallo, kohe kergem hakkas. Kui ka sinul on küsimusi, siis tule küsi julgelt. Škodas on kõik võimalik.